Tervist, on Illar Kohviinavalt ja täna on reede, 31. jaanuar aastal 2020 ja kuna homme on 1. veebruar, ehk siis algab see kuu, kui presidendi vastuvõttel on 24. veebruaril, siis ma tahaks natuke presidendi vastuvõtu teemal rääkida, sellepärast et isegi on avaldatud siin arvamust, et presidendi palli võiks asendada heategevusega. See on ka muidugi üks mõte, aga siiski, et senikaua, kui Eesti Vabariigil on ikkagi presidenti koht olemas, ehk president olemas, et senikaua võiks ikka see pall olla. Aga et pallile ikkagi tuleks kutsuda ikka need au ja kuulsust toonud kodanikud, kes on Eesti Vabariigile au ja kuulsust toonud, aga mitte niisama, et mingisugune 101 poliitikut ja muud igasugused tegelased seal koos, et sellist tsirkust ei ole vaja nagu teha, et poliitikutel ei ole, mis au ja kuulsus see poliitik toob, et need on igasugused opositsioonid ja koalitsioonid on seal koos, et üks viskab ühte padjaga, teine teist ja sükene, enamus on rämps seal, kes seal koos on, et jälle, ma ei vaata telekaski neid ühesõnaga, neid kloune ühesõnaga, et kes kell mõned seal magavad ühesõnaga ja see selleks ühesõnaga, et tahan öelda seda, et poliitikutel ei peaks enam presidendi vastuvõtul pallil koht olema, et kui on tõesti mõni erand ühesõnaga, et kelle nagu president nagu aumärgi annab, et siis veel, ja eelkõige peaks olema 24. veebruari presidendi vastuvõtul pallil need persoonid, kellele on Eesti Vabariigi president otsustanud siis nagu teenetemärgi anda. Ja seekord siis peaks kindlasti olema näha seal ka superstaar lauljanna Marju Lännikut, sellepärast et ka Marju Lännik siis sai lõpuks kätte selle teenetemärgi, mille ta oli juba ammu ära, ammu pean selle kätte saama, ta ammu ära teenitud see juba. Aga hea, et parem hilja kui mitte kunagi, nagu öeldakse. Nii et kindlasti ei ole mõtet sinna presidendi pallile kutsuda neid poliitikud suures arvukas koguses ja igasuguseid muud kultuuritegelasi, igasuguseid välismaalased, igasuguseid, ma ei tea, keda seal me näeme neid vahel, vaata 1000 või palju meil koos on, et milleks sellise rahvamassi peale lihtsalt maksumaksja raha raisata, kui nad ei ole midagi otseselt teinud, et nad on mingisugused ametnikud kuskilt sõnaga, kes teevad oma tavalist tööd, aga millega silma paistnud nagu ei ole, aga jääb nagu selline mulje, et president nagu kutsub oma selle vastuvõtule nagu omad sõbrad, tuttavad sõnaga, et nagu oleks tema nagu isiklik vastuvõtt, aga tegelikult president on ju riigi ametikoht sõnaga ja samamoodi peaks olema siis nagu ma ütlen, et mitte presidendid ei tohiks või peaks kutsuma neid vastuvõtule oma isikikusse sõpru ja tuttavaid, vaid need, kes on Eesti riigile au ja kuulsust toonud ja et tuleb valida ikkagi neid ja siis tunduvalt vähem nagu siiamaani, et mingisuguse paari sajaga peaks ikka hakkama saama, aga mitte et tuhandeid sinna kutsuda, et milleks. Nii et ühesõnaga tahan öelda, presidendi pall võiks siiski jääda, aga au ja kuulsust toonud persoonide osalusel, mitte igasuguste poliitikud ja kes mingisugust jura ajavad. Nii ütlen mina, Illar Kohviinavalt.